Meil on täna koolis väga põnev õhtupoolik. Iga päev niisuguseid õhtupoolikuid koolis ei toimu, sest me oleme tegelikult juba nädalaid siin elevuses, sest me valmistame täna kroone, mitte just pähe, aga neid kroone paneme ma arvan, et me paneme nad siis jõulukuusele, kui nad hästi välja tulevad. Ja teie ees seisab meie tänane külaline, kes ongi tulnud siia Tallinna Paegümnaasiumisse meid juhendama, õpetama ja me näeme elusuuruses Guinessi rekordi omanikku Urmas Veersalu. Tere tulemast meie kooli, Urmas! Väga tore, et kutsusite. Ma korra selle Guinessi rekordi koha pealt parandan, et Eesti Käsitööliit oli see rekordi omanik, mina olin selle mõtte siis algataja, et seal oli neid tegijaid palju rohkem, et ma seda kogu au enda peale ei saa võtta kuidagi. Ja, ma olen isegi kursis. Ma lugesin ja guugeldasin ja nägin et seal oli üsna palju tegijaid, kes seda rekordit aitasid siis püstitada või purustada või ma tegelikult arvan, et püstitada, et enne niisuguse rekordeid ei olnudki üldse kellelgi pähe tulnud tegema hakata. Aga Urmas, kes te üldse olete, kui te ennast niimoodi natuke iseloomustaksite ja meie oletame, et väga palju teist ei tea, et kuidas te ennast tutvustaksite? No mina olen niisugune optimist, ettevõtja, käsitööhuviline, et teen päris erinevaid asju, aga ma loen ennast kõige rohkem ettevõtjaks ja seesama rookroonide tegemine, see on sellisest hobist kasvanud ka välja ettevõtluseks. Ma teen neid kroone pilliroost ise ja lõikan seda materjali ka teistele erinevatele tegijatele ja siis ma ei tee neid kroone ise valmis, vaid panen pakendisse, panen juhendid juurde ja siis saadan üle maailma, et näiteks Austriasse, Saksamaale, Ameerikasse, kust aga tellitakse. Teil on siis rahvusvaheline äri tuleb välja ja tegelikult on nii, et me oleme ju kõik kusagil maarajoonidest, maad pärit, kõik teame, mis asi on roogi, oleme näinud, kui vähemalt mitte maal, siis oleme näinud kusagil Vabaõhumuuseumis seda rookatust, mis on hiiglama paks, hoidis hästi sooja ja kõik see on meil hästi tuttav. No enam-vähem kõikidele. Aga see ja need kroonid, mina mäletan oma lapsepõlvest, et meil olid mingid putked ja nendest putkedest me siis kuidagi moodi tegime mingi kujundeid. Ja mul tegelikult ongi nagu see lapsepõlve mälestus ja siis me riputasime need kuuse peale. Kas ma olen nagu õiges suunas räägin, et millega te tegelete? Jaa, ütleme niimoodi, et neid kroone saab teha erinevast materjalist. Et traditsiooniline materjal, millest kunagi tehti, olid viljakõrred, enamasti rukkikõrred. Viljakõrsi pole alati saada, et siis pilliroog on selline materjal, mis kasvab ikkagi paljudes kohtades, eriti kuskil mere, järve või kuskil kraavi kaldal. Et selliste veekogude ääres ta kasvab ja kohati kasvab teda ikkagi väga palju ja siis on isegi hea, kui teda lõigatakse, et see on sellisele loodusliku mitmekesisusele jaoks ka hea. Aga saab teha millest iganes, et ma olen näinud, tehakse erinevat värvi paberist, metallist on Tallinna vanalinnas häid näiteid, ühes restoranis võib teha mingist plastikust, võib värvida mida iganes, et siin selliseid piiranguid ei olegi, et nii nagu sa ise ette kujutad, kõike võib peaaegu teha, lihtsalt sa pead kujutama neid asju ette, eriti kui sa teed selles kroonitehnikas, kus sa niidi viid läbi kõrte, et siis sa pead need kujundid mõtlema välja kolmnurkadest, et siis sa võid konstrueerida mida iganes, linde, kalu, inimesi, erinevaid monstrumeid. See on väga põnev. Igatahes, kui me nüüd materjalidest siin rääkisime, siis meie ju täna ka teeme plastikust tegelikult ja see võib-olla kestab siis 100 aastat või kauemgi veel. Ma arvan küll, et plastik väidetavalt, et ega me keegi ei tea, kui kaua see plastik kestab, et
mina ise plastikut ei ole kasutanud kroonide tegemiseks, et see on igal juhul väga põnev. Ma tean, et Leedus üks minu sõber Raimundas Rotkevitšus, ma olen näinud, et tema on teinud värvilisi kroone ja mingisugusest pigem plastikmaterjalist ja kuskil Soomes ka olid sellised läbipaistvad plastiktorud, kuhu siis valgust ka sisse pandi, et on tegelikult mõnevõrra katsetatud kuskil. Nii et täna me oleme siis nagu moodsad, innovaatilised just täna siin Pae gümnaasiumis ja te ise ka ei tea, mis sellest välja tuleb? Ei tea, ei ole kunagi plastikust ise teinud rookroone, olen põnevil, aga nägin, et väga ilusad värvilised torud on ootamas meid. Jaa, see on tõsi. Aga kuidas üldse niisuguse asja peale tullakse? Et hakata tegema midagi roost. Sest see on, ta kasvab seal, ma võtan, ma murran ja mudin teda, aga et seda kasvatada nagu äriks ja teised ka kaasa tulevad ja maailm tuleb kaasa. Mida on selleks vaja? Ei tea, võib-olla peab olema õiges kohas õigel ajal või siis peab olema lihtsalt naiivne ja optimistlik ja arvata, et see võib olla mingisugune tegevus või ettevõtlus või lausa äri. Ega ma ei tea, ma pean tunnistama, et täna ma ikkagi kogu aasta läbi nende kroonidega ei tegele, et on ka muid tegevusi, mida ma teen. Aga jõulueelsel ajal see on kindlasti tegevus, mida ma kõige rohkem alati teen ja mulle see väga ka meeldib. Seal on sellised geomeetria põhimõtted, saab teha hästi suuri, saab teha koos, saab ise erinevaid kujundeid välja mõelda. Põnev on neid teha ja pärast, kui nad kusagil ripuvad, siis on põnev neid ka vaadata. Et seal on mitu põnevat kohta ja lisaks olen mina saanud aru, et see on võib-olla tänapäeval ka selline oluline asi, et kui sa neid teed, sul peab olema selline kohalolu või keskendumine. Ja see on kuidagi inimese isiklikule arengule hea. Ja ma arvan, et õpilaste puhul ka, et neid sellist müra ja infot on igal pool väga palju. Hea oleks, kui siis õpilased saaks rahulikult siis ragistada oma aju ja siis mingisuguseid selliseid geomeetrilisi kujundeid ise kokku panna. Et kindlasti see tuleb kasuks. Ma arvan, Urmas, et teie peas on see pilt juba olemas, mida me täna teeme. Ütleme niimoodi, et Platon juba 2400 aastat tagasi umbes kirjeldas need kujundid ära, mida me teeme, et me teeme ikkagi sellised korrapärased hulktahukad, 4 tahukas, 8 tahukas ja 20 tahukas, et seda saab väga lihtsalt teha sama pikkusega kõrrest, et need on siis esimesed kujundid, millest me alustame, aga kui hiljem näiteks lõigata kõrsi erineva pikkusega, siis saab rohkem mängida, aga täna alustame nendest nii-öelda platoonilistest kehadest. Väga armas, igatahes te toote meile juba natukene jõulurõõmu ja võib-olla isegi paljudele meist juhatate sisse juba selle jõulutunde ja selle feelingu ja nüüd ei jäägi muud üle, kui katsume siis kõik valmis saada just nii, nagu teie mõtlesite. Ja aitäh tulemast meie kooli ja me ootame teid alati tagasi. Aitäh kutsumast, lähme meisterdama. Just, teeme nii.